lähen õhtul. Tere hommikust, ma alustan järjekordse vlogiga. Kell on kuskil 7:30 hommikul, nii et päris vähe. Aga ma tulin õue jalutama. Mul nagu algne plaan oli tegelikult tulla jooksma. Ütleme nii, et keha oli kange ja tegelikult on selline väsinud olla, sest et ei saanud just kõige rohkem magada. Eile me filmisime ühte videot ja läks sellega natukene kauem ja siis kõik lükkus nagu edasi. Aga selles suhtes ei ole hullu, ma sain 7 tundi und, mis peaks olema okei. Kuigi muidugi lootsin rohkem, sellepärast et täna tuleb päris pikk päev. Tore, et nüüd sain aru, et mikker ei tööta, aga loodetavasti nüüd töötab. Ühesõnaga, tänane päev tuleb suhteliselt pikk ja nagu keeruline, sellepärast et ma olen juba see nädal 4 päeva tööl olnud, mis on tegelikult nagu väga kurnav ja ma enamasti nagu proovin nagu vähem tööpäevasid või niimoodi, et mul oleks vahepeal mingi 1 päev pausi, sellepärast et see klientidega suhtlemine on päris nagu väsitav ja ma tunnengi praegu, et mul lihtsalt ei ole seda inimeste akut enam alles. Siis aitavadki sellised asjad, mis ma nagu praegu teen, käin jalutamas. Olen lihtsalt nagu rahulikult üritan ennast sätestada niimoodi, et mul oleks nagu aju korras, kui ma sinna tööle lähen. Pluss see nädalavahetus on ka Maamess, kuhu me ise lähme ka, mis tähendab seda, et välismaalasi on päris palju Tartus, eriti soomlasi. Keegi teeb nakketujumist seal. Ja küll ma vaatan teile otsa. Mis tähendab seda, et Maamessi pärast on nagu ka ülipalju nagu soomlasi just. Ja nendega suhtlemine võtab nagu eriti palju energiat. Nagu, nad on ka väga toredad, kõik mitte. Aga lihtsalt see keeleline vahe, et sa pead põhimõtteliselt välja mõtlema, mis nad nagu soovivad. Ausalt öeldes see on selline keeruline osa sellest. Ja siis õhtul ma lähen keikale sinna sama laululavale. Õues on üpriski külm, mille pärast ma nagu kardan, sellepärast, et ütleme nii, et sellise 3 kraadiga tööd teha, käed paljad, ma juba praegu kõnnin ja mul on käed nagu väljas, sest ma tahtsin nagu näha, et mis mind õhtul ees ootab. Kuigi eelmine aasta oli täpselt samamoodi, oli mingi paar kraadi õues, eelmine aasta oli samamoodi, et kui kell 7 sinna läksin, oli ala mingi 6 kraadi ja siis ta järjest langes ja langeski minu meelest 2 või 1 kraadi peale isegi. Et ma kindlalt panen selle talvejope, talvejalanõud. Pükstega ma ei tea, kas mul mahuvad nende pükstele retuusid ka või ei mahu, aga ma proovin panna. Ja kõige kriitilisem vist siis ongi sõrmedega, et ma ju ei saa kinnastega tööd teha. Aga siis tuleb lihtsalt üle elada. Võt sellised plaanid. Kui te veel aru pole saanud, siis ma lihtsalt armastan neid pükse. Nad on nagu nii mõnusad, lohvakad, laiad, aga samas ei ole nagu lühikesed, vaid nad on ikkagi nagu maani. I love them. Ja sellepärast võib-olla tundub ka, et ma kogu aeg ühed samad riided seljas, aga ma lihtsalt kannan neid pükse kogu aeg. Nagu ikka mina, siis mul on reegelt kiire jälle, aga õnneks ma elan siin lähedal, nii et see on fine. Ja ma lõpuks ikka panin topeltpüksid, ma panin retuusid endal siia alla teistele pükstele ja ma panin ka talvejalanõud. Jopet ma ei pannud, ma panin selle sooja pehme asjaga jaki ja pusa on taskus, sest praegu on suht nagu soe. Kuigi ta on tuuline ja tuule pärast panin juuksed ka kinni. Või half up, half down. Ja nende ugidega ei ole üldse mugav kõndida kiiresti. Aga nagu ikka, siis nagu selline väike närv on ikka sees. Nagu iga keikaga.
Te ilmselt ei näe väga midagi, aga ma lähen koju. Nüüd on isa maksis, nüüd te näete natukene. Väga kiiresti läks, selles suhtes seltskond oli ka tore. Ma veits kartsin selle pärast, et kunagi ei tea ju, kellega sa sinna nagu baari koos satud. Aga see oli väga okei. Seal oligi peale minu 2 tüdrukut ja siis 2 poissi. Ja mingi hetk läksid need tüdrukud ära, sest et see Äfteka pidu on ja siis nad läksid sinna edasi tööle ja siis olid need 2 poissi. Ja nad olid ka väga tublid. Ja ma teadsin, kuidas see lõpetamine välja näeb, siis ma seal aitasin ja natukene juhendasin neid teisi seal ka. Aga asi, mille pärast ma kartsin, oli see, et äkki hakkab külm, varbad on väga soojas, kehal on okei. Ja saate aru, ma isegi ei pannud endal nagu pusa alla terve õhtu, sellepärast et mul oli selle jakiga nagu mõnus soe. Ainukene asi tõesti, sõrmedel oli külm, aga ühesõnaga, et sõrmedel hakkas nagu külm, sest et need olid kogu aeg nagu väljas ja külmad joogid mingi külmkapist tulnud. Seega see oli ainukene nagu miinus. Aga ülejäänud oli kõik nagu väga fine. Ja nüüd kui koju hakkasin kõndima, panin pusa selga, sest kui ei liiguta ennast, siis hakkas nagu jahe. Aga nüüd ma siin jalutan koju. Kell on 1:11. Ja tegelikult sai nagu väga hästi, täpselt niimoodi nagu ma arvasin, et ühes saab nagu ära. Ja umbes nii läkski. Ja väga tore oli. Tahaks tegelikult süüa. Nagu natukene lai tahaks mingi mäkipurks või mingi friikaid praegu, aga ma tean, et see on sellepärast lihtsalt, et mul on nagu kõht tühi. Kuigi ma arvan, et vahet ei oleks, mis ma sööks. Ma nagu lihtsalt tahaks süüa. Ma lähen koju, ma vaatan, kas mul on midagi süüa. Ma tahtsin veel rääkida sellest, et see on nii naljakas või selline huvitav, kui inimesed tulid tellima ja siis tulid juurde ja ütlesid, et kas sa oled see, teed TikTok'a? Ma olin nagu mingi, ei ole, ma ei tea, kellest sa räägid. See on nagu nii veider, sest minu jaoks see justkui sotsiaalmeedia või see nagu ei eksisteeri, et ma lihtsalt nagu panen midagi üles, aga keegi justkui ei näe neid asju, mis ma postitan. Nagu tegelikult on mega tore, kui inimesed tulevad, ütlevad, aga veits on nagu hirmus ka. Ei, sa ei ole näinud mind. Vot, sellised mõtted. Ja ma ei tea, kuidas ma peaks magama jääma, sellepärast, et ma jõin poole Nokost, ma arvan, 11 ja 12 vahel, mis oli tund aega tagasi. Ja Noko tavaliselt paneb mul energia põhja aju kassima. Samas keha ja vaim on nagu sellest tervest päevast nii väsinud. Et ja, vot. Ma näitan teile oma geniaalset late night snacki. Selleks on kartuli ja sibulaarist saiad tehtud fraieris krõbedaks. Siis panin sulatatud juustu siia peale. Ja ma tegelikult tahtsin kurgivõikut teha nagu krõbeda saia peale. Aga ma vastasin, mul ei ole tavalist kurki. Nii et ma proovin happukurgiga. Ja kui see on hea, siis on hea. Ja kui ei ole hea, siis ma söön neid lihtsalt eraldi. Teate, see on päris hea. Seda ei ole nüüd küll mega palju, aga selle tänase päeva ja õhtuga kokku tuli mul 16 500 sammu. Nii, ma räägin kiirelt teile ka, ühesõnaga, kuna mul on täpselt nii palju meigi asju ja need kõik, nagu te näete, on nagu kohe otsas. Ma filmisin TikToki, kus ma küsin abi, sellepärast et ma reaalselt ei tea, millest alustada või kuhu
suunas isegi liikuda. Ühesõnaga, mul oleks mingeid meigi asju vaja, mul oleks mingit nõu vaja, nagu mida kasutada, milliseid tooteid, millist firmat. I don't know. Ja nüüd ma tegin sellest TikToki. Ma veits lõikan teda ja siis ma paneks selle tegelikult üles. Mis sa mansid? Otepää. Õllesigaar. Oh, suur tragatš. Big tragatš. Oh, kombain. Ossa vana. Vaata, mis tal ees on. Nagu poleks kunagi kombaini näinud. Aga ma ei ole nii suurt kombaini näinud. Working pictures. Nüüd oleme maamessid. Mis on emotsioonid, Lauri? Kui see valdkond natuke rohkem võib-olla kõnetaks või huvitaks, siis see on nagu väga lahe koht, kus olla. Aga ma ei tea, ma käisin seal niimoodi ringi, et suht nagu tuumafüüsika oli kõik mingid tööriist on tööriist. Ja Lauri tahtis oma vastust parandada. Tegelikult eilsist on natuke hürega olla, nii see võib-olla mõjutab veits. Veits. Ütleme nii, et mul läks just väga kiireks. Kõndisime sealt maamessilt tagasi, siis me olime nii väsinud, et Lauri tegi uinaku. Ma magasin vist ka natukene, aga ma ausalt, et see ei tea palju või kui kvaliteetne see oli. Siis ma ärkasin. Nüüd ma käisin pesus. Ma lihtsalt istusin seal duši nagu nurgas põrandal maast niimoodi kägaras ja lihtsalt selle lasin nagu suht kuuma veega üle ennast, sest et mul oli nii külm ja tavaliselt nagu soe vesi on ainukene, mis nagu aitab selle vastu, et soe tagasi sisse saada. Ja nüüd ma tunnen, et veits nagu läks paremaks ja nüüd ma panen ruttu mingid riided endal selga ja tõmban selle näo normimaks. Ja siis me lähme maale Aiko sünnipäevale. Mul läks nagu mega kiire, sest et tuleb välja, et nad 20 minuti pärast jõuavad juba siia mulle järgi, nii et ma lähen jooksen. Tahtsin fit checki teha, aga mul on siin siuke valge natukene grupitud kamps, on ta tegelikult nagu ilusti katab kõhu ära. Kui ma olen, siis need samad viigipüksilaatsed. Ja nagu õues on tagasi talv, siis mu mõnusad soojad talvesaapad. Õues ajab mingi full vihma. Aga prillid, sellepärast, et saate aru, selle patsi ma tegin eile magama mineku jaoks. Ja minu meelest ta on lihtsalt ilus. Nagu, ta on nagu väga messi. Siuke bun, aga ma ei tea, mis seal taga on toimunud. Aastas ma ei taha teha taga, kui see on kole, siis mis seal ikka on nagu on. Rövime ta ära. Ta on nii lais. Mis juts? Mis oli keema? Mul oli raudpolt kindel plaan, et kui ma teen oma õhtust skincare'i, siis ma jutustan teile siis sellest õhtulõpust natukene. Mitte midagi erilist ei olnud, oli siis mul venna sünnipäev, kus me käisime. Viimane klipp, mis te nägite, oligi siis vist jätkust. Sünnipäev nagu ikka noorte selline pidu, palju joomist ja kõike seda ja kuna ma ise nagu alkoholi... Ma ei tahaks öelda, et ma ei joo üldse, aga siiski seda on aastas võib-olla mingi 2 korda, 3 korda. Mulle lihtsalt väga ei meeldi ja kuidagi see... ma ei tea, ma ei ole nagu uurinud otseselt selle kohta, aga ma lihtsalt tunnen, et mul on nagu lihtsam, puhtam, nagu parem olla, kui ma ei ole nagu alkoholi tarbinud. Ega seal väga midagi toimunud.
mul oli lihtsalt põhiline, et ma saaks süüa, aga ma sõin ribi ja makaronisalatit. Kell on tegelikult suht palju, kell on 1:02. Nii et ma nüüd lähengi tutti ära ja siis homme tuleb selline rahulik päev. Homme ma kavatsen ise ka rahulikult võtta, et ma saaks siiski puhata ka see nädalavahetus, sellepärast et praegu on küll selline tunne, et ma olen nagu orav rattas lihtsalt olnud terve nädal iga päev tööl olnud ja siis veel reedel see õine tööpäev nii-öelda ka veel otsa. Ja siis täna hommikul kohe jälle kuskile edasi ja nüüd on nagu see hetk, kus ma õhtulis käisime veel sünnipäeval ja nüüd on see hetk, kus ma saan nagu korraks hingata. Nii et homme näeme. Ja mida ma näen? Õues sajab lund! Hell no! Ma on freaking valge. Ma ei teagi, mis mu plaan on. Ma siin praegu üritan Barbora tellimust endale ära teha. Vaadata, mõelda, mis meil oleks vaja. 500 grammi liha. Pigem olgu vist palav, kui see, et hakkab külm. Eriti praegu, kui ma juba olen selline... Ma ei taha öelda haige, sellepärast, et ma ei ole veel nagu haige. Aga siuke piiri peal on olla. Tahaks midagi sooja nagu juua. Mingid kakaod näiteks. Ma ei ole väga teejooja. Mu plaan on... Ma tahaks vahvleid kindlasti. Ma leidsin ühe koha, mis teeb vahvleid. Nii et ma arvan, ma lähen käin sealt läbi. Siis üks koht, mis tundus ka põnev. Olid ka mingid magusad toidud, asjad, värgid. Sealt võib-olla käiks läbi ja siis üks koht pakkus mingeid purksilaadseid asju. Siis ma mõtlesin, et äkki ma nagu ostan kaasa. See, kui ma võtan oma mingi karbi kaasa, et ma saaks kaasa võtta, kui neil ei ole kuskile panna. Ma ei leidnud vahvlikohtuselt üles, nii et ma vist ei saagi täna vahvleid. Ma olen siuke pigem arg ka, nii et meil. Aga ma tulin ühest purksiputkast mööda, mis oli nagu räigelt hea lõhnaga. Nii et äkki ma siis võtan sealt endale burgerit. Õues on tõesti mega suur tuul. Isegi hullem kui talvel, aga I got food. Nii, ma tahan taste-testi teha sellele purksile friikaid. Ma juba proovisin. Ütleme nii, et neid oli päris vähe siin selle karbi sees. Nagu need friikad olid ainult siin karbi sees muidu tegelikult. Aga ma panin selle purksi ka, sest ma nagu lasin 2 minti neid airfryeris nagu soojamaks. Nüüd nad on isegi paremad. Aga burger. Ja võib-olla ei oleks veel parema seda airfryerisse koos paberiga. Lõhnas üli hästi. Nad seal samas meie silme all grillisid seda burgeri neid saiu ja neid pihve siis. Oh my goodness. Vaat see on hea. See nagu liha annab nii palju siia juurde. Mida perset? Okei, see on väga maitsev. Ma nagu alguses mõtlesin, et pekki äkki see on nagu veits nagu kallis, samas nii-öelda käsitöö on ise tehtud, aga ma isegi ütleks, et see on worth it. Aga see on nagu ülihea, mida hommikuks süüa, kuigi kell on 12, see on hommikusööki. See on reaalselt hea. Ma ütleks, et soovitan, aga see on ju ainult täna avatud kohvik, nii et aga mega hea. Ma ei oska näppusid teha. Me tegime Laurega ühe piku power näppe vahepeal ja nüüd ma teen oma sibulatest salatit. Laura tegi praekartul ja liha ahjuks. Ja mu küüned on poole peal. Nüüd ma pean nende kuju tegema ilusaks. Ehitasin ühe küüne juurde. Nüüd teen French tipid. Vaadake silu kartul. Käkerdus. Meat.
ja mu salat. Ma olen kontoris ju käinud, siis käisime Kadriani juures juttu ajamas ja nüüd, kuna ilge väsimus on peal, aga palju asju on vaja teha, siis ma teen ühe kange kohvi ja pokaalist Sprite'i. No per... Päris hea on. Või 10 minuti pärast ma lendan siin. Nüüd mu plaan ongi töödelda esiteks see vlog ära. Ma võtan osa ühest challenge'ist, kus pidi tegema reklaami mingisuguse video vormist. Mina võtsin vähemalt selle suuna. Ja nüüd mul on siin klipid sellest päris lahedad. Üks päev tegime midagi esteetilist. Ja ma teeks hästi siukse esteerik video sellest vormist ja peaks selle postitama ka täna. Ja õhtul ma käin pesus, sest mu juuksed on väga mustad. Ja ma peaks tegema täna shave ima ja siis selle laserepilaatoriga tegema jälle ühe sutsaka.